Huvitav, et loome on nii tolerantne või algne allikas, et ta lubab meil majandada kõikidel oma korrusel, saada seda kogemust ja progresseeruda või degradeeruda. Ja aga lõpuks see taustnäitaja või kvaliteedi, selline algne armastuse näitaja on ikkagi nagu omadused, eks ju. Ehk siin on nagu lõplik motivatsioon kuni alateaduseni välja. Et point on selles, selle jutu point, et ma vaatasin nagu kunagi isegi kutsuti mind Eesti nendele sensitiivide, eks ju, tuleproovile sinna žüriisse, eks ju. Ma ei läinud mitte negatiivses, positiivses mõttes, siis neutraalses mõttes ma mõtlesin, et ma nagu ei kuulu enam sellesse seltskonda, kuna kunagi ma tegelesin nende asjadega ka, sellise sensoorikaga ja igast toredad sensitiivid koolitasid mind, kuidas see peenkeha ja haiguse kolded ja erinevad energeetilised looduse ravimiskohad ja väga tore kogemus ja vajalik ja osa elust. Aga tänulik sellele perioodile, ajale ja sellised ravitsejad ja siis ja ennustajad ja nõiad ja posijad ja šamaanid ja ükskõik, kuidas me nimetame nüüd erinevaid nimetajaid. Ja see on ka nagu osa elust ja vedades on ka, öeldakse, selline tantristlikud, isegi öeldakse, et see on nagu tamaguna, nagu teadmatuse ja pimeduse nagu mõju all olevad siis religioonid või süsteemid või koolkonnad, kus kasutatakse siis, tehakse koostööd just madalamate vibratsioonidega või siis seal, ma ei tea, poltergeistidega, vaimolenditega, kes on peenkehades, eks ju. Et see ei olegi nagu negatiivne, see on teatud inimeste tasandil. Nende, nagu öeldakse, vedades nende jumal on nagu Shiva, eks ju. Shiva pakub varjupaika siis sellistele jõududele ja hingedele, kes on siis nagu seal, ütleme, tamaguna teadmatuse ja pimeduse mõju all, aga seal on ka oma süsteem ja värk, eks ju. Siis pooljumalate tasemel on juba Rajakuna, eks ju. See on juba, kes looduses tiihjad ja kõrgemate planeetide elusolendid teevad koostööd seal, ma ei tea, seal Surja või Chandra või Vaiu, Vavarunia, õhk, tuli, vesi, eks ju, Agni, kõikide nende stiihjate taga on siis elusolendid nendega. Ja siis on olemas Jumala algne isiksus ja tema siis ka Vishnu tattva kategoorias Jumala erinevad kehastused. Või siis tema esindajad, eks ju, nagu Jeesus Kristus, Srila Prabhupada või erinevates kultuurides aegadel on siis Jumal saatnud, et Shakti ja Vesha avatarasi, vabanenud hingesi. Või on siis selline variant, et mõni hing on siin, kes on tingimusest sõltub, aga kes saab siin vabanemise, kes on nagu sellest meie dimensionist, saavutab nagu pühaku staatuse, kes ennast teadustab ja Jumalat teadustab. Nii, kõik selline jutt, eks ju. Ja siis ma vaatasin seda Vene nagu nende nõidade tuleproovi ja tõesti nagu avaldab nagu muljet, eks ju. Et tüübid tõesti seal tulevad koju, eks ju, seal igasugused ülesanded ja ütleme mingi suhteliselt kõrge protsent, 80% panevadki õieti, eks ju, ütled, näed, et see on sul, näitad mingi pilti, küsid, mis pilt see on, ta ütleb kohe sulle, et see on sul, ma ei tea, seal see sugulane, see suri, eks ju, vägivaldsesse surma ja uskumatult nagu täpselt panid asju, eks ju. Ütleme sellisesse, seal enamus nende rituaalid olid seal väike veri või mingi maks ja selline, ütleme, tamaguna natukene, aga ka süsteem, mis toimib, eks ju. Et see on üldse negatiivne, eks ju. Aga mis selle nagu taust oli? Taust oli see, et kui sa hakkad neid vaatama, eks ju, ka õnnetud elusolendid, neil on mingid võimed, nägemised, nad on midagi praktiseerinud, elus on ikka, kui sa midagi praktiseerid ja väga tahad, siis Jumal enamus nagu võimaldab. Aga mis oli kurb vaadata, oli see, et see teadvus, isegi kui sa oled ennustaja ja ütled õigeid asju, aga kui seal taga on need inimlikud omadused on nagu sellised, et seal oli nii palju nende omavahel sellist ragistamist, kadedust, viha, sellist egod, mina panen ära. Kõik see foon oli mitte nagu 100%, aga ütleme nagu nii suur protsent on nendest tegelikult näha, et nad on nagu õnnetud elusolendid, kes on ikka nende madalate omaduste, isegi kui sul on mingid võimed, oled näiteks tänapäeval ka hästi rikas, hästi andekas, hästi kuulus, eks ju, või seal tugev sensitiiv ja tõesti sa näedki mingeid asju, eks ju, sugulaste liinis ja seal karma liinis või mingid, et mis needused või ma ei tea. Aga kui sul see see vundament ei ole, eks ju, omakosu püüdmatus, tänulikkus, alandlikkus, eks ju, Jumala aktsepteerimine, teiste teenimine, omakosu püüdmatus, kõik see, eks ju, tingimusteta armastuse protsent ei ole suur, siis isegi kui see efekt on hea, ütleme, see mõni oma iluga teeb efekti, mõni oma sensoorsusega paneb efekti, mõni oma jõuga annab efekti, mõni oma kuulsusega, andekusega annab efekti,
mõni oma rikkusega efektitab, eks ju. Aga alati, kui sa vaatad neid lugusid, dokumentaalseid lugusid, isegi rikastest või niimoodi, siis see hing on hästi õnnetu, sest hinge omadus on, eks ju, kõike teenida tingimusteta ja kui see protsent ei ole 100% veel, eks ju, noh, siis inimene nagunii õnnetu, isegi kui see maailm on pakkunud talle kõiki nagu küllusi ja võimed. Et see on nagu jutu point, eks ju, et ise ka sa võid ju ka vaimses elus efektitada, aga kui sa kuni alateaduseni välja, sul ei ole motivatsioon jumalate kõiki tingimusteta teenida, anda oma keha, mõistus ja hing ilma businessita kõikide armastuslikuks teenimiseks, siis on nagunii pekkis kõik või siis sa oled lihtsalt arengu mingis esimestes faasides. Noh, selline lihtne loogika.